Nii vahva. Aga kuidas sul siis ta läheb? Kuule, vaata, hakkab pihta juba. Aega peab. Kuula. Tunned või? Tunned või ei tunne? Tunned ka või? Tegelikult ma ei tea, millest sa räägid. Kas ma haisen? Sellest ma räägin. Seda ma tundsin kohe, jah? Mida? Päriselt ka? No, ma arvan, et kõik tunnevad seda. Tõsiselt räägid või? No, kas ise ei tunne seda? No tunnen. No näed. Miks sa mulle ei võinud midagi öelda siis? Mis me ikka oma nina võõrastesse asjadesse? Võõrastesse? Ma olen sõlle. Köhi. Ei köhi. Köhi. Köhi ise. Ma lasen sussu. Köhi nüüd. Kuulda. Ei tea, kas keegi märkas ka? Te ei usu. Te ootasite ju sõpra. Te ootasite ju sõpra. Oma sõpra. Mis sõpra? Vaadake, te ennem rääkisite, et te ootate sõpra, kui ma tahtsin siia istuda ja siis ütlesite, et te ootate sõpra. Jaa, ütlesin küll, jaa. Aga nüüd istute tema seal. Kes? See hull. Teie kõrval. Ja teie sõbra koha peal. Tema ongi. See hull. Tutvustaksid sa meid ka? Tema on nüüd täditütar, Gröt. Täditütar? Täditütar, jah. Aga kuidas teie Marinaga teineteist tunnete? Sandraga. Marinaga. Marina, Sandra, Marina, vahet pole. Tema on ka, et see haadab. Tere tulemast Inspira teatristuudio etendusele. Palun lülitage välja oma mobiiltelefonid. Etenduse pildistamine ja filmimine on lubatud ainult Inspira teatristuudio loal. Häid teatrielamusi! Symboliseerivad ilmselge inimeste hulk, mis ta publikule, nad antakse kindlas suunas. See on arvatavasti mingisugune reegel. Kindlasti märkate palju haigutust siin-seal ja mõnda magavat meest, mis selgelt on tegemist traditsioonilise teatri publiku symboliseerimisega. Nii on ma tulin vist teatrisse publikut vaatama. No kuidas ma annan sinna, kui nad kõik seal muudkui jõlguvad? Kes jõlguvad? Kes? Nemad jõlguvad. Vabandage, ma ei tahaks teid küll segada, aga etendus on kohe-kohe algamas. Palun vabastage vala. Me lähme vala.
see siis on? Vot enam ei saa, hilja. Panevad kõigised, kes võivad kohe kõike teha. Siis võivad kõndida, kus tahavad ja vaadata ka veel, mida tahavad ja oota. Mis jama see siis on? Jalanõud jalas. Noh. Ja nüüd tuled mööda äärt. Ma ütlesin mööda äärt. Kuule multi, äkki sa kisedaksin, teeksid kiiremi. Vaata, aga mina teen nii kiiresti, kui mina teen ja sina kõnnid mööda äärt. Rahulikult. Varem ei võinud siis teha või? No kust mina siis varem saan? Või võiksin muud kui tereda. Ja nüüd paigal. Võrd peab kuivama. Kuule, tädi, ole normaalne. Me peame liikuma siin ju. Vaata, aga tädi on siin ainuke normaalne. Mis jama see siis nüüd on? Ma ütlesin paigal. Meil on valgust vaja ju. Kas sina maksad elektri eest? Ei, No kes see maksab siis? ma ei tea. Aga kuule, tädi. Mida? Kes see maksab siis? No kust mina seda tean? Mina olen siin ainult koristaja. Et nemad tahavad teatrit teha. Endal pole õiget kleitigi seljas ju. Hui! Kas sa teadsid, et Inspira teatristuudio loodi vaid paar kuud tagasi ja tegemist oli nende esimese lavastuse esiettekandega? Aga ma märkasin teile proovis teksti vaadates, et tegemist oli Inspira teatristuudioga, kes toob välja lavastuse nimega Inspira teatristuudio etendus. Väga huvitav sõna meeldib, kas pole? Tõepoolest. Aga nüüd palume lavale ansambli Sätt lauluga Chili con Carne. Kui hea! Maitse chillita saad aigu, et ei tõmbuks keedu. Taldrikul tekub nordilla
vatsa, vaps, pararats, papatšiki, vatsa, vaps, pararats, kõva vai. Vaps, pararats, papatšiki, vatsa, vaps, pararats, papatšiki, vatsa, vaps, pararats, papatšiki, vatsa, vaps, papatšiki, pararara. Ja ohvred raputa sisse Mehhiko maitseis. Ohvred raputa sisse Mehhiko maitseis. Oo jaa, ohvred raputa sisse Mehhiko, raputa sisse, sest et vaid teis on peidus lõunamaa päikene väike. Chili-con-cane, 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 chili-con-con-con-cane, chili-con-cane, aha! Sööme chili-con-cane, 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 chili-con-con-con-cane, chili-con-cane, chili-con-chili-con-cane, chili-con-con-con-cane, aha! Niisiis, kes matemaatika ringis ja kes siis väitluses. Tere ja kena pühapäeva kõigile ja täna siin Inspira juubelikontserdil viime läbi väikese diskussiooni Gert versus Gert huvihariduse teema. Mul on sulle küsimus, kuidas Gert sina suhtud huviharidusse? Oleks suur huvihariduse fänn, kui see ei segaks noortel inimestel tegemast oma õppetööd. Sest kui me vaatame praegu viimase aasta jooksul tekkinud artiklites Delfis ja Postimehes, et me näeme, et tahetakse õppetööd ära või siis kodusid tööd ära keerutada sellepärast, et lapsed tahavad huviringides käia. Aga me näeme ka seda, et õppetöö mängib palju suuremat rolli nende laste tulevikus kui huviharidus. Aga sellepärast ma tahagi sul otse kohe siin küsida, et miks on sinu jaoks huviharidus nii oluline? No see on vaheldus koolile, see annab võimaluse praktiseerida neid koolitunnis õpituid asju pärast kooli. See annab ka edaspidisteks valikuteks tõukeid, kas tead? Nagu näiteks, kes laulmisega tegelesid siin näiteks Teele Viira, näiteks Tuuli Rand ja näitlemisega näiteks Mihkel Lender, Karol Kuntse, kõik need. Aga mul on sulle veel üks küsimus. Millisena näed huvihariduse tulevikku just sina? Ma räägin tulevikust veidikene hiljem, aga praegune olukord on see, et selline õppekava ja huvihariduse kooskõla, see praegu hetkeseisuga karistab neid aktiivseid ja talendikaid õpilasi, kes tahavad tegeleda millegi muuga. Ja see sunnib neid mingisuguse valiku ette, mida nad tegelikult ei taha teha ja premeerib neid õpilasi, kes ei tegele millegi muuga kui õppimisega. Ja tõesti ma näen, et selline asi ei tohiks eksisteerida, sest karm reaalsus on see, et kõik, kes tegelevad huviharidusega, ei saa staariks nagu Mihkel Lender, nagu Kristel Aaslaid ja kõik sellised. Me näeme, et tegelikult õppetöö on see, mis viib edasi. Ja siin ma tahaksingi sinu juures küsida, et kas huviharidusega tegelemine võib kahjustada noorte tuleviku valikuid? Ei, seda kindlasti mitte. Kes palju teeb, see ka palju jõuab. Ja tänapäeval on pigem see asi aja planeerimises, mitte selles, et see hakkab nüüd midagi siis segama. Igal inimesel on oma võimalus otsustada, valida, kas see hakkab kooli segama või ei hakka. Ja kui hakkab, siis tuleb ära jätta. Aga igatahes tal on see valik. Ja loomulikult jah, kõikidest ei saa staarida, aga see ei olegi ju asja point. Asja point on ju teha seda, mis sulle endale meeldib. Kas sa ei arva? Okei, sa rääkisid siin sellest, aga kuidas me saaks seda huviharidust ja siis õppetööd õimida? Kuidas me saame õimida? Mina isiklikult arvan, et me peaksime sammuma Inspira jälgedes, kes on seda rada juba laiendanud siin viimased paar aastat ja teinud seda tööd tegelikult juba need kõik 10 aastat, mis ta siin on eksisteerinud. Aga me peame seda tegema ühtsena, kõik haridussüsteem ja kõik huvikoolid, me peame seda rada hakkama laiendama, et lõpuks me saaksime sellise seltskonna ja sellised võimalused, kus me ei peaks mitte kedagi sundima sellise valiku ette, mida ta tegelikult vastu ei taha võtta. Ja ma olen sellega nõus, et Inspira on täiesti õigel teel. Et selles suhtes ka näide. Kui väikene koolijuts, tal on 5 tundi ja 6 tundi on tal kohe Inspira mõni huviring. See on väga hea näide sellest, kuidas kohe pärast kooli
saab teha seda, mis meeldib ja seda, mille vastu huvi on. Ehk siis see Inspira nagu toitub koolist ja kool toitub ka Inspirast. Jaa, just. Ja selle diskussiooni lõpuks ma tahaksingi õnne soovida Inspirale ja edu edasistes tegemistes. Suur aitäh teile, Gert ja Gert. Aga ma ei unusta seda, et sa panid mind enne tantsima. Nii et ma arvan, et oleks aus, kui sa nüüd teeksid need paar modellisammu ikkagi ära, mis sul enne tegema teid. Aga tead, ma leidsin endale juba asendajal. Järgmisena tuleb lavale moekollektsioon Anna Maria. Aitäh moekollektsioonile Anna Maria. Ja saame nüüd Kristiini natuke toibuda, aga ma tean, et ta tuleb kohe lavale ja esitab meile siis laulu Eleanor Rigby.
Nobody cares, but kills walking his hands as she walks from the grave. Nobody cares, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Aitäh Kristiinile ja tahaks omalt poolt öelda, et ma mäletan, kui Kristiin oli veel väga väike tüdruk ja tore on vaadata, et temast on sirgunud selline suurepärane laulja. Nii et palju õnne talle. Jah, palju õnne ka. Nüüd, aga jätkame sporditeemaga. Ja kõigepealt palume lavale noormeeste sportvõimlemise rühma. Suur tänu noormeeste sportvõimlemise rühmale, kes esitasid sellise ilusa teose, mis kandis pealkirja 10 võistlus. Tänast kontserti jätkavad 2 duetti. Esimesena esinevad Brett-Maria Riko ja Laur Isel Jalakas lauluga Vaid see on armastus.
ja järgmisena peale neid esinevad Katariina Õuku ja Meeri Martinson, kes esitavad teile loo Autumn Leaves. Ja pärast neid siis kutsume juba ette muusikarääkised.
aitäh, Peeter. aga Risto, Jah. ma olen kuulnud, et sina ka laulad. Meil on kuulda ajas. Aga jah, ei, nad natuke ikka laulavad. aga ma arvan, et me kõik soovime kuulda, kuidas Risto laulab. jah, kas sa laulaksid meile? No, olgu, eks me kuulime jah. Teile esineb Risto Paiste looga Back to the Earth. Whenever my head starts to hurt, before it goes from bad to feeling worse, I turn off my phone, I get down the road and put my feet in the dirt. I try to stop the world from moving so fast, try to get a grip on where I'm at, and simplify this dizzy life and put my feet in the grass. I'm going back to the earth, I'm going back to the earth, I'm going back to work, I'm going back to the earth. The only explanation for a high rise must be that everybody wants to get high and simplify this dizzy life and put my feet on the grass. But the higher we go, the taller we grow. We lose sight of the land below, but you can have your place up in outer space. But my home is where my food is grown. I'm going back to the earth, I'm going back to the earth, I'm going back to work, I'm going back to the earth. We are animals, we are wild. Yeah, we started with emotion at the bottom of the ocean. Now we're swinging on top of the trees. Oh yeah, we are animals, we are wild. And we truly be forgiven in the life that we are living in this planet harmony. I'm going back to the earth, I'm going back to the earth, I'm going back to work, I'm going back to the earth, I'm going back to the earth, I'm going back to work, I'm going back to work, I'm going back to the earth. Nüüd palun lavale tantsurühma Sõlesepad, kes esitavad tantsu Hakake.
aitäh sõnasõppadele. Ja nüüd täname kõiki neid juhendajaid, kes on Inspiras töötanud 10 aastat juba, kõik need 10 aastat mingi juhtumine. Ja neid ei ole mitte vähe. Tõepoolest. Palume siia lava ette Raili Kaubi. Ender Tustit. Ender Tustit. Marianne Parand. Katrin Kesovares. Madli-Maria Naulainen. Helle Rand. Pilvi Karu. Mai Rand. Veiko Lehto. Laine Lehto. Medle Tustit. Marit Tarkin. Ja me läheme natuke eemale, et saaks ilusa pildi teha. Nii, ja liigume edasi siis. Nüüd kuulutame välja parima ringijuhi ja parima juhendaja. Parimaks ringijuhiks on Maret Martinson. Ja parim juhendaja Raili Kaubi. Ilus ilmaga vedel. Aga ma tean, et siin on Tiia Lepik, kes on Inspira ema. Ja Tiia, äkki sa soovid öelda ka mõne sõna Inspira sünnipäeva puhul? Enne kui ma talle sõna annan, siis ma hüppan vahele oma sõnaga. Kuna ta on siis sünnipäevalapse nii-öelda ema, siis me tegime temale ka selle 10-aastase märgi, Inspira märgi. Nii. Ma võisin tulla see puldi taha, jah? Räägi ilma mikrofoni. Tere kõigile Inspira õpilastele ja juhendajatele ja Inspira sõpradele. Mul on nii hea meel näha, et siin saalis ja siin lava peal täna
täna on ka selliseid, kes on olnud Inspiras enne 10. aastat ehk et Saare noorte huvikoolis. Siis, kui oli Inspira varasem aeg, siis peeti pikki kõnesid ja räägiti hästi palju. Õnneks on need ajad möödas ja nüüd on meil võimalus näha pea 2-tunnist kontserti, väga huvitavat, vaheldusrikast, on mida vaadata. Mul on hea meel, et Inspira läheb hästi. Ja ma olin sellest ka täiesti kindel siis, kui minu tee siit Inspirast ära viis. Ja kui Kristel Aasveld siin ennem ütles, et ta mäletab ennast 10-aastasena, mis ta siis tegi, mina nii kaugel ei mäleta, aga ma mäletan seda, mis oli 10 aastat tagasi. Siis tuli Saare noorte huvikooli niinimetatud kontorisse kesklinnas lasteaiamajas üks soliidne härrasmees, kellel oli suurepärane idee. Teadaolevalt idee maksab, et ilma selleta ei juhtu elus midagi. Ja see härrasmees oli Toomas Takis, kes ütles, et ta on kuulnud, et minul hakkab jõud otsa saama ja mina Saare noorte huvikooliga enam ei jaksa üksi tegeleda, siis selleks, et huvikooli päästa, arvas ta, et võiks meil jõud ühendada. Mul on hästi hea meel, et meil oli koos seda julgust ja tahtmist see asi ära teha, et mitte jätta asi pooleli ja vinduma, vaid kasvatada selliseks suureks huvikooliks, nagu ta täna on. Ja nagu ma ütlesin, on siin täna saalis ja ka lava peal neid, kes toona olid Saare noorte huvikoolis. See näitab, et tegelikult oli neil pisikesel huvikooli kaasa võtta ka väga häid tegijaid nii laste poolel või tegijaid ka juhendajate poole peal. Inge, sa oled selle kooli ilusti vedanud 10. aastani ja ma arvan, et sa vead selle veel 10 ja veel 10 ja veel 10. Nii kaua, kui tulevad uued ja nooremad, kes võtavad sinult üle ja viivad jälle seda kooli edasi. Ma ütlen ka Kuressaare linnavalitsuse poolt suur aitäh Inspira tegijatele, kõigile teile. Inspira on Saaremaa kõige suurem, kõige rohkem huviringe pakkuv huvikool. Te olete tugevad tegijad siin. Palju õnne teile sünnipäeval. Saaremaa Kuressaare kõige suurem huvikool ja Inspira õpilased käivad meie linna, meie maakonda väga väärikalt ka väljaspool seda esindamas. Ja siis on väga uhke, kui Inspira juht paneb rinda Kuressaare pakiga linnamärgi ja näitab, kus kohast on. Palju õnne! Ma ei mõelnud ennast valesti enam väljendada, et mitte mina üksi kingib seda märki, vaid Inspira kingib seda märgi sulle. Aga kui Tiia 2 aastat tagasi selle võtme mulle andis, et ma seda Inspira uksi ise hakkaks lahti keerama ja kinni keerama, siis võiks ju mina öelda, et mina olen siis selle kooli nagu ristiema. Aga ega siis lasteid ei saa ju teha veel ühe osapooleta. Nii et ma tahaksin kingitusega anda huvikooli nii-öelda isale. Toomas Takki selle kes. Ja siis on mul veel, kuna Inspira on sünnitaja, siis Inspira tahab ikkagi näha veel oma tublisi toetajaid ja
meeldiva koostöö eest. Kõigepealt kutsume siia Arvi Tänile, kes on kõik meie asjad teadvustanud filmilindid, et mitte keegi meil ära ei unustaks ja ajalugu kõik salvestuks. Gert Lutter. Ilma temata ei oleks meid märke, tänukirju, mitte midagi. Kas see šokolaad ümbris on teil? Ühesõnaga kõik kavalehed, mida te täna näete, ta on nii tagasihoidlik meesterahvas, et ta ei ratsi oma nime sinna logode alla igale poole panna, aga ma olen soovitanud küll, aga millegipärast on nii tagasihoidlik. Nii, siis tahame tänada Andre Maakerit koostöö eest, keda täna kahjuks siin ei ole, aga õpetaja Pilvi lubas selle üle anda. Siis naaberkoolist Mari Ausmees ja ansambel Varsakabi, kes Varsakabest on keegi esindaja siin. Ei ole. Marit ma tean, et ei ole. Anname teine kord üle. Siis meie õhtujuht, Risto Paiste. Ja Maria Väli, teine kontserdijuht. Järgmiseks on Krister Aaslaid, kes pidi tegelikult alguses olema siin, aga kahjuks ta siis ei saanud olla. Anname edasi talle. Kuressaare linnavalitsus saab ka veel edasi tänatud. Ilma nende toetuseta neid eksisteerida. Siis Saaremaa tarbijate ühistu on meil kõva sponsorina kirjas, kes toetab meie Inspira tunnuslaulu konkurssi. Esindajad vist ei tulnud, sest ei ole andmed selle kohta, et oleks kohal. Ja siis on Naerusuu lasteaia esindajana ka veel Tiia Lepik, nii et jätkab veel üks kord siin. Naerusuu lasteaia on ka meil olnud üks väga hea koostööpartner, kelle ruumides me saame oma ringidega tegeleda. Minu poolt on praegu tänud antud. Aitäh. Aga kas on veel keegi, kes soovib? Üks tänumus ütlemata. Meil enam nii palju paberit ei olnud printeris. Aga ma tahan tänada loomulikult kõiki lapsevanemaid, kes on oma lapsed siiani huvikooli toonud. Suur aplaus teile. Nii, aga kas on veel keegi, kes soovib inspiratiivida? Härra Toomas Takas. Ma soovin öelda paar sõna, kuna see nimi, huvikooli nimi Inspira on tõepoolest inspireeriv ja ma püüan kokku siduda 3 asja. Kirjanik Ernest Hemingway, siis Kuressaare gümnaasiumi huvikooli ja kirjanik Anton Pavlov Tšehhov. Mida võiks ühist nendel olla? Anton Pavlov Tšehhov ütles, et inimesest peab kõik olema kaunis. Astrid Lindgreni Majasokk raamatus, kui ta televisiooni esinema läks, pani jalga kingade sisse uued ja puhtad sisetallad. Ehk siis, kui need 2 kokku siduda, siis inimeses peab kõik olema kaunis, ka sisetallad. Ja Hemingway rääkis oma loomingust niimoodi, et kirjanik peaks kirjutama nõnda 7 vee peal ja ülejäänu vee all. Ja kui tuletada meelde meie kooli esimest direktorit, kes oma esimesel koolipäeval andis õpilastele koolivõtme ja esimesest päevast nende tegemisi usaldas. Ja tal oli väga selge arusaamine, et mitte see, mis ainetundides ei ole alati kõige tähtsam, vaid ka see, mis toimub siin kõrval ja see on just see, mis jääb, sellepärast et valemid ja mägede kõrgused ja teoreenid ununevad ära. Siis Inspirat luues või seda sama huvikoolidega ühinedes täpselt see sama mõte oligi või nagu kunagine meie vilistlane
kaua aega enne Inspirat juba lõpetanud Ilmar Raag ütles, et nii huvitav oli koolis olla, et jõudnudki vene keele tundma. Meil on selliseid mehi väga palju, ka täna esines neid siin. Õppelijuhataja Maidu Varik peab ikka väga kõvasti pingutab, et nad lõputunnistusi teevad. Siiamaani enamasti tal see õnnestab. Nii et see 1000 õpilast, kes siin ringides sellel aastal käib ja ka esimesel aastal 10 aastat tagasi oli, see on tegelikult see, mille peal see kooli õppimine ja edasiõppimine ja ülikoolidesse minemine ka tegelikult kõik püsib. Tuleb väga palju sealt, kus nagu ei olegi tulemas. On lihtsalt üks tingel-tangel, nagu mõnikord ütletakse tõsiste inimeste poolt. Näitati täna siin ühte pilti. Fantaasia on tähtsam kui teadmised. Teate, see lause seal koolimaja seinal mõni aasta tagasi põhjustas skandaali siin majas. Isegi siin majas ja isegi paar aastat tagasi. Nii et peale selle Saare noorte huvikooliga liitumise oli meil siin veel üks liitumine päris algusaastatel. See oli huvikooliga Ditasko, kes ka nagu natuke hakkas äpatama ja sealt oli meile tulemas rahvakultuuri osakond, aga kahjuks need inimesed lahkusid tällel hetkel Saarelt ja seda me ei suutnud teha. Täna me ei kuulnud väga kiiresti arenevast robootika tegemisest. Väga laialdaselt ja väga palju praegu poistele. Ja kui midagi üldse Inspirale soovida, siis mina soovin seda, et me veelgi laiemalt teeksime koostööd teiste koolide õpetajate ja juhendajatega, et meile jõuaks rohkem maalapsi ringidesse ja et poisse oleks rohkem. Aga vähe oli neid täna näha. Aga nad on ägedad, nii et mina soovin Inspirale pikka iga ja juhendajatele palju jõudu ja jaksu ning vanematele muidugi ka paksu rahakõtti, sest uskuge, need moekollektsioonid on lõpuks kallid ja rasked teha. Nii teie toetuseta ei saaks mitte midagi. Aitäh teile! Aga nii kurb, kui see ka ei ole, hakkab meie kontsert lõpule jõudma. Aga enne seda, kas ega pole kedagi vahel, et äkki keegi tahab veel sõna võtta või midagi sellist? Siin on veel teist otsad kokku tulnud. Jah, tegelikult tahaks küsida sinu käest ühe küsimuse ja seekord see ei ole viktoriini küsimusena. Et mida sina täna siin kõige rohkem nautisid? Ausalt öeldes ma arvan, et seda, et meie saime siin sinuga seda õhtut või seda kontserti juhtida, ma natuke kartsin seda tegelikult alguses. Ma ei ole kunagi varem sellist asja teinud. Aga tuleb välja, et see on isegi päris lahe asi, päris lahe amet. Osalemise amet. Õige vastus, jah. Aga sina? Mina seda siin ees olemist küll nii väga ei nautinud, sest mul on tegelikult väga suur närv sees. Aga mida ma nautisin oli see, et kui ma istusin sinna tooli peale maha ja vaatasin siia lava peale, siis kõik see, mis siin lava peal toimub, seda ma nautisin küll täie pinnal. Et väga hea vaadata, et kõik see järelkasv, mis siin tundub, et nad teevad seda sama hästi, kui meie tegime, vaatad võib-olla isegi paremini ja seda oli kõike väga nauditav vaadata. Tõesti. Aga muidugi oli hea kulutada ka seda maapildi siin ise, see oli väga hea. Jah, tõepoolest oli väga tore siin jälle olla. Nüüd on meil üks asi veel. Kutsume lavale meie tänase viimase etteaste. Ja selle viimase etteasteks on siis Maria Väli ja meie Inspira lauljad. Et Maria, äkki sa siis räägid ise ka enne etteastet, et siin natuke tutvustuseks Maria tegi eile siis töötoa koos Inspira lauljatega. Et mida sa siis täpselt seal läbi viisid? Tähendab, ma kirjutasin selleks kontserdiks ühe seade laulule Kauges külas, mida kõik teavad. Ja lapsed olid nii tublid, nad õppisid nii lühikese ajaga selle seade ära. Siis me eile natukene lihtsalt liipisime mõnda kohta. Ja nüüd siin ta on. Ma loodan, et nad tulevad nüüd lavale ka. Ühesõnaga, teile esineb Maria Väli ja Inspira lauljad.
ja laulu nimi on Kauges külas. Wow. Suur aitäh Mariale ja Inspire lauljatele, et te olete tõesti väga-väga tublit tööd teinud. Ja meie täname seda publikut, kes on vastu pidanud selle pika kontserdi. Aitäh teile! Tehke endale ka suur aplaus. Ja muidugi täname ka kõiki vapustavate kõrge tasemega esinejaid, kes siin täna lavalt läbi käisid. Ja täname ka Inspire huvikooli ja soovime teile palju õnne ja pikka iga. I
Eleanor picks up the rice in the church when a wedding is big. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? I look at all the lonely people. I look at all the lonely people. Martin McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one can see it. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody near. Why does he care? All the lonely people. Do they all come from? All the lonely people. Do they all belong? I look at all the lonely people. I look at all the lonely people. Died in the church and was buried along with her name. Nobody cared but Mackenzie, walking his hands as she walks from the grave. Nobody cared, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Kauges külas vanaema juures elasin kord kogu suve. Vanaema ja mu armas vanaisa, aga noorel neilul neist ei piisa. Jooksen randa, koduküla randa, et saada pruuniks, teiseks juuniks. Satsan kaasa reketid ja maakid, kuid rannas on vaid üks võrgu. Paika papi, siin kauges külas, teisi näinud pole veel, Hiiranja, Nõmme liivatee. Siin ei ole pangaautomaati, on vaid naati, palju naati. Pole noori, pole ühtki koodi, miski pole. Jooksen randa, koduküla randa, et saada pruuniks, teiseks juuniks. Siis on piidu, teise küla piidu, seal on noored, teised noored. Siin kauges külas, teisi näinud pole veel, Hiiranja, Nõmme liivatee. Korraks vaatan selja taha veel, Hiiranja, Nõmme liivatee.